Ma olen Peep Vain ja ma olen koolitusfirma Vain & Partnerid asutaja ning juht ja me oleme täna ühelt poolt küll koolitusäris, kuid teiselt poolt me oleme ikkagi ettevõtete ja inimeste aitamise äris, et nad saaksid saavutada neid tulemusi, mis neid endid kõige rohkem huvitavad. Ettevõtjaks hakkamine oli seotud mingisuguste murrangutega enda karjääri arengus ja väga selgelt mäletan ma siis selle ettevõtjaks hakkamise aasta talve, kui ma olin teinud karjääri otsuse minna Riiga tööle müügidirektoriks ühte hulgimüügifirmasse. Ja siis seal avastasin, et ma ei olnud asja korralikult läbi uurinud ja selgusid nagu ebameeldivused ja üsna kiiresti sündis otsus seal see töö lõpetada. Ja siis ma olin nagu teelahkmel põhimõtteliselt, kas ma lähen nagu sama rada edasi või ma hakkan midagi muud tegema. Ja kuna ma olin vahepeal juba ise ka töövõtja, siis nagu müügijuhi, müügidirektori rollis inimesi koolitanud, oma inimesi ettevõtte sees, ma olen teinud ka paar üksikut koolitust väljaspoole, siis ma väga selge alternatiivina kaalusin ka just nimelt seda, et alustada oma käe peal tegutsemist, nagu soolo lendamist esialgu ja just ettevõtja rolli, ettevõtja vastutuse võtmist. Ja niimoodi tegelikult see sündiski, et siis see teine, see müügidirektori kaubandusfirma töötaja amet tundus palju vähem atraktiivne ja ise millegi sellise tegemine, milles mul on annet, mis mulle meeldib, mis mulle tundub, et annab ka reaalselt kasu otse inimestele, kus ma näen ka tagasisidet üsna kiiresti. Et see oli see, mis siis lõpuks selle vaekausi sinna koolitamise ja ettevõtluse poole kallutas. Alguse ajad läksid üsna lepase reega, peab ütlema. Oli naljakas sellepärast, et täna on meil 2009. aasta kevad, meil on täna majanduskriis ning surutis. Umbes siis 97-98 oli ju Venemaa kriis tegelikult. Eesti majanduse oli ka halvas seisus. Aga see kõlab nagu totralt või ma ei pööra nagu tähelepanu sellele või ma nagu ei olnud väga teadlik. Ma tol hetkel ei teadnud väga hästi, mis see siis on talse ja börs, ma teadsin küll, aga kuna mul endal investeeringuid siis tol hetkel ei olnud, siis minu jaoks see talse kõikumine, langemine ei omanud nagu mingit tähtsust. See Venemaa kriisis hävinud miljardid ja miljonid väga abstraktne enda jaoks. Ja algusaegades selles mõttes ikkagi, ma tänast aega võrdlen väga palju algusajaga sellepärast, et siis oli tarvis nagu väga tõsiselt tööd teha ning täna on tarvis väga tõsiselt tööd teha. Ja sellised suuremaid tagasilööke mulle algusaegadest praegu küll kohe ei meenu. Et ikkagi kui nagu mõelda, siis teatud valikud kolleegide osas on valmistavad pettumusi ja üks nendest oli ka üsna alguses, kui olid ootused läbi rääkimata ja siis selgusid sellised nagu lahkhelid ja siis oli selline lahkuminekuid ja üsna varases firma staadiumis. Pean tunnistama, et see tegelikult ikkagi tol ajal 2-3 kuud valmistas nagu tõsist meelehärmi ja tänaseks loomulikult on kõik see möödunud, suhted on klaaritud, aga ikkagi mingid asjad neile omasel hetkel teevad nagu paha meelt ja on tagasilöögina käsitletavad küll. Ma pean enda läbilöögi võime või ärialase edu aluseks, ma arvan eelkõige seda, et ma tegelen asjaga, mis mulle meeldib ja milles mul on andi. See ei tähenda, et mulle koolitamine ja ettevõtlus nagu iga päev, iga kuu, iga aasta alati meeldib, kaugel sellest. Aga just, et see põhiolemus, selle äri ja selle tegevuse ja väärtuse loomise põhiolemus on õilis ja on kihvt ja meeldib. See on, ma arvan, number 1. Number 2, mida ma ennem nimetasin töökuse koha pealt, kui võrdlesin nagu praegust aega meie firma algusaegadega, siis selline sihipärane, süstemaatiline töö, nii-öelda jutumärkides valmisolek teha käed mustaks, valmisolek käisid üles, et mitte keegi ei ole sulle, mitte maailm pole sulle midagi võlgu, mitte keegi pole sulle midagi võlgu, et sa oled ise, mõnes mõttes see nagu kõlab nagu nukralt, et sa oled nagu ise kõik välja teenima. Aga ma arvan, et see on üks selline oluline nagu veendumus ja uskumus, siis pühendumine kindlasti, et kui sa midagi tähtsat teed, siis sa teed seda täie raha eest, teed seda täie mõnuga, täie pühendumisega. Ja üks asi, mis mind on läbi aegade kandnud ja mida ma olen ka koolitustel palju õpetanud, on eesmärkide tasakaalust ja heas mõttes korralik või õige valik, nende formuleerimine, seadmine ja siis loomulikult selle plaani tegemine ja pingutuse sinna taha panemine, et need eesmärgid täis saada.
mina ei ütleks, et ettevõtjaks olemine on parem või halvem kui palgatöö. See kõik sõltub nagu inimese enda nüüd tõesti sellest olemusest ja selle ettevõtja rolli sobivusest talle. Ja kindlasti ka aegadest, nagu öeldakse, et lepinguid on vaja siis kahe osapoole vahel, kui asi halvaks läheb. Kui kõik äri nagu toimib hästi, suhted on klaarid, siis see leping kolletub sahtis, keegi seda ei vaata. Ja kui ma võrdlen ettevõtja olemist ja töövõtja või palgatöötaja olemist, siis seal on ikkagi selline kõlab klišeelikult, aga suurem riskitaluvus ja valmisolek võtta natuke rohkem vastutust ja valmisolek teadmatusega nagu toime tulla ja isegi eriti just praegu. Ma arvan praegu, kuigi hästi paljud töövõtjad kaotavad töökohti, aga ettevõtjad on nagu majanduskliimas nagu mõnes mõttes palju suurema löögi all ja nemad ka moraalselt vastutavad ja vähemalt osaliselt töökohtade kaotuse eest ja inimeste ees, kes nagu tööd kaotavad. Et need pinged, vastutus kaasomanike ees, vastutus nagu turu ees, vastutus ka mingi selline ego teema, et iseenda ja sellist nagu edukat fassaadi endiselt üleval hoida, mis siis, et nagu tegelikult kõigil on raske, kõik kannatavad. Et sellised nagu erinevad pinged, ma arvan, need ei ole üldse mitte katestamisväärsed, nii et jällegi on mingid ajad, kus kõik läheb lepase reega ja kõik sujub ja tundub, et ettevõtjal nagu on väga-väga lahke ja lõbus ja liideline elu. Ja on teised ajad, kus see on hoopis teistmoodi. Ja jällegi, see ei ole ka jälle ühte või teise väravasse, sest et praegusel ajal võib ikkagi väga usinasti pingutama tööd teha, et enda töökohta säilitada tihti peale. Ma olen küll mõelnud, et teatud tingimustes mingisuguses vanuses lihtsalt võtta mingisuguse tähtajaga palgatööd, mingit rolli. Ma seda tänapäeval küll nii kategooriliselt ei välista kui võib-olla 5 või 10 aastat tagasi. Ma arvan, et tänane aeg on väga super selleks, et rohkem inimesi läheksid ettevõtlusesse. Kohati läbi kurvaprisma, et paljud on nagu võiksid olla selleks sunnitud. Aga ma arvan, et ettevõtjate protsent elanikkonnast on nagu üsna sarnane vist, kui ma nüüd õigesti mäletan. Et on üksikud riigid, kus see on nagu palju kõrgem, palju madalam, aga see kuskil nagu 7, 8, 6, 10% sinna 50% vahele tõmbes jääb. Et see, ma arvan, et see võib nagu seda ressurssi on päris ruumi päris palju. Loomulikult võiks rohkem inimesi nagu kas või proovida ettevõtlust. Noortele ja elluastajatele ütleksime kaasa paar asja. Kõigepealt ei maksa iseennast varases nooruses ära liigitada ühte või teise kategooriasse. Teiseks tasub katsetada eri asju ning seal juures justkui mitte karta ebaõnnestumisi. Et ebaõnnestumised on tegelikult kogemuse hankimise alus ja tegelik õppimise pinnas ja tuleb lihtsalt sellesse suhtuda nagu õpiprotsessi. Siis lähtuvalt igaüks ikkagi oskab ilmselt nagu enda kogemust analüüsides, ma ei ütle tingimata õigeks pidades, aga analüüsides justkui soovitada, siis ma ütleks nii, et minu puhul arvati pärast ülikooli lõppu, paljud olid imestunud, et ma läksin palgatööle 3 aastaks. Aga ma ei oska seda kuidagi väga hea, ma pigem oskan seda heaks pidada, ma ei oska üldse halvaks seda pidada. Et siis said mingid õppetunde, osad õppetunnid olid mõnes mõttes juba teiste raha eest, teiste riisikul osaliselt, mitte ainult enda riisikul. Ja võib-olla just selline nagu katse-eksitusmeetodi rakendamine julgelt oleks üks asi, mida ma kindlalt soovitan. Ei ole vaja ennast mingisse ühte selgesse mainstream või oma nagu klassikaaslaste või oma generatsioonikaaslaste mõttemalli sulatada, et just seda tüüpi tööd, sellist tüüpi keskkonnas sellise lipsu või vastupidi patsiga, nii et tuleb katsetada ära tunda, mis on enda jaoks sobilik ning õige. Ja muide see muutub ajas, see, mis oli sobilik ning õige, vanus 20 on erinev, see 30 ning 40, et see kõik muutub. Nüüd kui vaadata seda elanikkonna jagunemist eri riikides protsentuaalsete ettevõtjate ja mitte ettevõtjate vahel, siis nagu võiks ju väga selgelt oletada, et selle 90% sees on nagu päris mitu tükki neid, kes ei sobi ettevõtjaks millegi pärast. Aga vastupidi, kes siis võiks sobida, mida julgem väidan, seda sobiva ettevõtjaks. Mida nagu kergemini tõuseb kaotusest püsti, seda sobiva ettevõtjaks.
mida sihuke uudishimulikum, eksperimenteerivam ja mida vastutuse võtmise julgem taas, seda sobima ettevõtjaks. Need on nagu paar lihtsat tunnust. Ma ikkagi paneks see nagu julguse, riskijulguse ja see sama ettevõtlikkus, ma julgen ette võtta, ma mõtlen asju välja, innovatiivsuse peale hakkamise. Jällegi kõlab mõnes mõttes nagu 3. B, aga samal ajal nii see on.